tere! Täna räägime sellest, kuidas me mõtleme ja täpsemalt, kuidas me endaga räägime, milline on meie sisekõne. Rääkisin programmi alguses sellest, et vundament mõjutab meie mõtteid, ehk siis vundament on siin ja täna meie mõjutaja. Konkreetses hetkes sõltuvalt siis ka sellest hetkelisest vundamendi olukorrast. Samal ajal ei ole vundament ainukene. Vundamendi kõrval mõjutavad meid niinimetatud kolm aju. Ja mida kehvemas olukorras on vundament, seda tugevamalt need kolm aju konflikti asuvad ja möllama hakkavad. Piltlikult öeldes on inimesel kolm ajukihti, mis meid iseloomustavad. Leiad täpsustava foto aju ülesehitusest ka video alt kommentaaridest. Esimene on reptiilne ehk roomaja aju. See asub tagakuklas. Tema reageerib alati kõige esimesena. Hindab ära murdosa sekunditega, kuidas ohuolukorras käituda. Tema tegeleb ellujäämisega. Ta määrab sinu söögiisu, seksiisu, magamise ja kõik eluks vajaliku toimimise. Tema korraldab reaktsioone, mitte otsuseid. Reptiilne ajuosa ei toimeta mõtlemisega. See on reaktiivne ajuosa. Ta reageerib mingitele stiimulitele ja impulssidele. Tal on kolm mehhanismi, mis toimivad instinktiivselt. Plaan A tema jaoks. Kui tema tunneb, et sa oled piisavalt tugev, siis ohuolukorras on parim kaitse rünnak, ehk siis sa asud võitlusesse. Plaan B. Kui tunned, et oled vastasest nõrgem, aga kiirem, siis sa jooksed ära, ehk siis põgened. Ja kolmas, plaan C. Kui tunned, et sa pole ei tugevam ega ka kiirem, siis on veel lootust, et äkki midagi ei juhtugi ja sa tardud. Vot nii. Teine ajusüsteem on limbiline aju ehk siis imetaja aju. Ja seda nimetatakse ka ahviajuks. Tema reageerib teisena ja on meie emotsioonide masin. Ta on ühes oma emotsioonidega 5 korda suurem ja võimsam kui ratsionaalne mõtlemine. Nimetame selle ajuosa elevandiks. See on meie alateadvus. Tema kontrollib sinu käitumist kuni 98%. 98%! Üle 90% mõtleb tema tunnetes ja emotsioonides. Mõtle, kui suure osa. Kui on midagi, mis on temast tekitanud halba tunnet, siis ta teeb mega kiirelt otsuseid. Hetkega on otsus tehtud. Otsus sünnib nii kohe, et sa isegi ei tea, et mingi otsus vahepeal toimunud on. Ja seda siis sellises hetkes, kui ta tunneb ära sarnase olukorra. Selles ajus on sinu uskumused, mõttemustrid, harjumused. Tema eesmärk on vältida valu, halbu emotsioone, otsida rahulolu. Jõuga emotsioonide vastu sa ei saa. Küll aga sina vastutad olukorra eest. Sa pead olema kaval nii oma elevandiga kui ka enda ümber olevate inimeste elevantidega, kui sa tahad saada oma tahtmist ja mõjutada nende teadlikku teadvust. Selle ajuosa tungid on domineerimine ehk soov võita, peale jääda, olla parem või targem. Talle on oluline oma territooriumi kaitsmine, oma rolli, oma otsustamisruumi, privaatsuse, vabaduse, kõige sellise kaitse. Tal on väga oluline olla keegi, olla märgatud, olla aktsepteeritud ja eristuda massist. Samas on talle oluline ka vanemlik roll, empaatia ja soov kaitsta. Kolmas aju lülitub sisse alles kõige viimasena, kolmandana. Tema on juht ehk inimese uus aju, neokorteks. See teeb meist inimesed. See on sinu teadlik teadvus. Alles siin lülitub sisse sinu ratsionaalne mõtlemine, millega koos lülitub sisse ka kuulmine. Enne seda oli kuulmine üsna katkendlik ja ebaadekvaatne. Aga see ajuosa mõtleb ja seal asub sinu loogika. Tema analüüsib ja kaalutleb ja töötleb teiste ajuosade infot. Ahah, ma olen siin ruumis, sellel ajal, temaga koos või üksi. Ma kuulan praegu,
kaadrit, tahan saavutada seda. Sa oled valmis mõtlema, ideid genereerima, otsustama. Sa ütled, teeme ära, hakkame minema. Vaat selle ajuosa roll on juhtida roomajat ja elevanti. Me saame seda lausa 98% juhtimisvõimsusega elevanti kontrollida just siin uusajus. Selleks tuleb sul elevandile selga istuda. Kui paned vastamisi juht versus elevant, kellel on rohkem jõudu? Kui elevant läheb edasi ja näeb ees hirmu, siis tema edasi enam ei lähe. Näiteks kõnnib mööda teed ja ees ootab hiir. Mis juhtub? Elevandi silmad lähevad suureks. Sinna mina ei lähe. Ja samamoodi ükskõik mis olukorraga sinu elus. Mis iganes suur või väike asi seal ees ka pole. Elevant jääb paigale. Aga sina oled juht. Sa võid mida iganes teha, aga elevant ei lähe edasi, sest temal on midagi seal ees. Sinu alateadvus tarretab su. Et nüüd elevanti liikuma saada, pead liikuma elevandiga koos. Sa pead teda mõistma, temast aru saama, küsima õigeid küsimusi. Seepärast ka siin programmis ma küsin sinult nii palju ja palun mõtteid kirja panna, sest just nendes vastustes peitub väga palju märkamisi ja tõdesid ja varjamisi, mida sa võib-olla ei näekski. Sinu ülesanne on tõsta enda alateadvusest teadlikkusesse. Mida sa kardad? Mis seal taga on? Kui sa tahad mõista, miks sa ei liigu ja oled endiselt seal, kus sa oled, või pole teinud nii kiiret muutust, kui sa oled tahtnud ja endalt oodanud, siis tuleb vaadata otsa elevandile. Käesoleval kuul me vaatleme elevandiga tõtt üsna korduvalt. Täna alustame me kuulamisest.